tulemast tagasi minu kanalile, me alustame uue videoga ja mul on nii, ma pole nii ammu filminud, mul on nii awkward, mul on imelik olla, aga okei. Ühesõnaga, meil on praegu veebruari algus ja ma olen Londonis ja ma üritasin üks teine päev hakata filmima, aga kuidagi üldse ei fiili seda filmimist ja need, kes mu videoid vaadanud, eks need on näinud ka, et mul ei ole üldse videoid välja tulnud. Ma loodan, et ma nüüd sain vähemalt selle Tai video valmis ja üles. Aga jah, ennem seda ma filmisin 2 videot, mis mitte kunagi üles ei läinud. Ehk siis nüüd ma üritan. Sest et näiteks isegi ma ise vaatan vahest oma videoid tagasi ja see on nagu... Ma olen nii õnnelik, et ma need filmisin, et ma need kokku panin, sest see viib mind tagasi sinna aega, Ühesõnaga, veebruari algus me oleme Londonis ja me teeme uue video ja mul on tuua praegu nii sassis, et ma ei taha näidata, aga põhimõtteliselt ma olen Londonis nüüd siin mõned päevad olnud ja selle aja jooksul see on mu 3. hotell Londonis. Me oleme vahetanud hotelle suht palju, sest et esiteks esimene hotell oli siukses, me läks siukses külamoodi kohas ja siis me olime seal 2 või 3 ööd ja siis meil hakkas natuke igav ja siis nüüd me tulime Londonisse, olime ühe öö teises hotellis, hotell oli mega, hommikusöök ja hommikusöök oli mega ja see inimesed seal hotellis, kõik, kes töötasid, olid megad, aga tuba oli nii väike ja see on ka suht nagu tavaline, et kui sa ööbid Londonis kuskil keskel pool, siis need toad on nagu nii kokku pressitud, mingi 8-9 ruutmeetrit tuba, et seal ei saa põhimõtteliselt liikuda, ehk siis eile me kolisime uuesti uude hotelli ja siin on normaalselt ruumi ja kõik on väga mõnus. Ma olen siin tööl stewardessina ja ma näitan teile mõnda päeva siis minuga ja kell on praegu 12 ja täna hetkeseisuga on meil vaba päev, mis võib muutuda. Hommikusöögil käisime ära ja hetkeseisuga kell 4 on check out. Kui me jääme kauemaks, siis me pikendame, aga kella 4 ma pean tagasi tulema, et tuba uuendada, kui me ei koli just. Okei, tegelikult kui me jääme siia, siis võib-olla ei pea kella 4. Aga ühesõnaga, ma ei võtnud isegi seda, mis see siis on. Ma ei võtnud isegi seda asja kaasa, et ma saaks filmida. Mul ei tule välja, mis selle nimi on. Ja ma saaks seisma panna kuskile. Aga lähme vaatame natuke poodidesse äkki või siis kuskile kohvikusse või loeks raamatut või mul on suht palju kooli asju teha, äkki ma teeks neid või monteeriks Tai videot. Nii et lähme nüüd siis vaatame välja natuke. Praegu on mega pilvine, 2 päeva järjest on olnud mega pilvine. Siuke Londonile kohane vihma ei saja praegu, küll eile sadas. Ja eile oli meil siuke turistikas päev, me käisime ja tegime kõik need kesklinnas, need turisti atraktsioonid ja üleeile oli üliilus ilm, aga siis me olime seal külas, siis me jalutasime pika ringi sellele külale peale. Aga ühesõnaga, lähme nüüd vaatame siis ringi natuke. Üks asi veel. Ma olen tähele pannud seda, et kui ma filmin nagu ülipalju klippe ja lõpuks seda tuleb kõike liiga palju kokku, siis ma ei pane kunagi seda videot kokku, sest et see võtab lihtsalt nii palju aega. Võib-olla ma selle video teen siis lühema, aga eesmärk oleks lihtsalt üles saada ja olgu siis seal vähem klippe, olgu see ükskõik kui lühike, on ju. Parem kui mitte midagi. Ja ma loodan, et on veel inimesi, kes ootavad mu videoid ja et kes vaatavad neid, kuigist ma olen olnud nüüd eemal pikemalt. Aga ma loodan. Ja ilm on siuke hall. Ja kraadid on umbes nagu Eestis praegu. Mingi 5 kraadi või midagi.
läbi ja enne ma näitasin teile ka, ma käisin siis jalutasin mingi 2 tundi. Ma käisin Harrods'is, mis on siis UK või Londonis üks siuke kaubamaja, kus on väga fancy'd brändid. Ühesõnaga väga fancy on kõik ja siis käisin seal ja jalutasin ringi ja tulin tagasi, monteerisin videot mingi 45 minutit, Tai videot. Ma otsustasin, et ma teen 2 videot sellest, sest muidu tuleb liiga pikk. 45 minutit monteerisin seda. Ma üritan teha vähemalt 45 minutit täna veel, et kokku oleksin 1,5 tundi pühendanud sellele täna. Nüüd me oleme meeskonnaga sööma, veerand 5 saame kokku, lähme vist sinna kesklinna poole. Ehk siis mingi, ma ei tea, 5 äkki oleme seal või. Nii et ühesõnaga mingi lõunasöök, juhtusöök, enam-vähem all together. Ja mis ma veel tahtsin öelda on see, et ma tunnen viimastel hommikutel, et ma ei saa kuidagi ennast ülesse. Ja siin on ka siuke, põhimõtteliselt ongi täpselt sama ilm, mis Eestis on ju, siuke kraadid on täpselt sama ja siuke pilves ja niimoodi. Nii et praegu ma manifesteerin, et järgmine lend, kus meil tuleb, on kuskile sooja, sest et ma tunnen nii väga puudust sellest paitavatest päikesekiirtest ja soojusest ja kuigist mul ei ole tegelikult üldse suveriideid kaasas. Mul on kaasas vist mingi alla 1 lühikesed püksid, 1 bluus ja mida iganes. Siis sellel mõtleme siis, kui me sinna läheme, aga ma tahaks nii väga sooja. Nii et palun keegi tellige lend endale kuskile soojale maale. Ja läheme siis sööma praegu. Käes on järgmine päev ja nagu ma ei tea, kas te näete, aga päike paistab, mida siin ei juhtu iga päev. Ma panin selle vargust hakkama just selle vennani veel. Tahame vendist. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. Nii, me tulime afternoon tea'le ühte üliilusasse hotelli. Panen selle nime siia. Esimene käik on serveeritud. Me võtsime mingi oolong tee ja siis seal on mingid 4 erinevat soolast võileiba. Siis me võtsime šampanjaga ja siis pärast tulevad need magusad asjad, siis ma näitan ka mega nunnu. Tere õhtust, kell on 8:30 ja ma jõudsin tagasi hotelli ja ma pakkisin kõik asjad kokku, kõik oma 2 kohvrit enne minekut, siis me pidime tuba vahetama ja nüüd ma ikkagi vahetanud tuba, nii et ma lihtsalt täiesti ilma asjata pakkisin need asjad kokku. Aga ma näitan teile ikkagi, see tuba on hästi basic ja ma oleks saanud vahetada suurema vastu, aga põhimõtteliselt polnud pointi. Sest me käisime vaatamas neid suuremaid tubasid ka, mille vastu oleks saanud vahetada, aga nagu mul ei ole otseselt ruumipuudust siin ja mul on siin tegelikult mega mugav, ma magasin üli hästi, nii et võib-olla isegi parem on mitte vahetada, kui ma juba tean, et siin mul kõik toimib. Aga me käisime täna seal afternoon tea'l, pärast lõunasel teel ja see oli nii mega numps, ma panen siia mingid pildid või videoklipid, aga see oli mega nice. Nii, siin on minu kokku pakitud kohvrikesed, mis ma nüüd täpselt sama targalt lahti pakin. Aga siin on see voodi siis, kus ma mega hästi magan, on ju. Ja siin on nagu, see ei ole mega suur ruum, aga ta oleks pidanud nägema seda eelmist hotelli, kus me olime. Seal oli nagu nii vähe ruumi. Et siin on täitsa piisavalt ruumi ja siis vannituba ka mega basic kõik. Aga väga chill, väga mõnus, meeldib. Ot. Sellest järgmisel päeval ma ei vloginud põhimõtteliselt mitte midagi, aga ma käisin vaatamas õhtul Moulin Rouge'i muusikali,
aga seal olid mega karmid piirangud, show ajal, et ei tohtinud filmida ega midagi, nii et ma ei filminud, aga ma räägin teile hiljem siin videos, kuidas see oli. Ma lähen jõusaali niimoodi, et mul on see karvane mantel ja lühikesed püksid all, sest et hotellis sees ei ole jõusaal, vaid see on kuskil väljaspool ja mu jõusaali riidud on lühikesed püksid, baikerid. Nii et me teeme väikse gymmi, kus ma üldse ei viitsin. Ma sain hommikusöögil kõhu nii haigelt täis ja ma tahaks lihtsalt looderdada, lössutada, aga räägin pärast pikemalt. Lähme gymmi, kui ma selle üles leian. Jõusaalis on käidud ja käisin hotellis pesemas ja ma mõtlesin, et ma triidin ennast nüüd ühe. Siin on üks kohvik lähedal, kus oli kirjas, et seal on mingi terve linna kõige paremad kaneelirullid. Nii et ma ei tea, kas see on lõunasöök või õhtuoode, aga ma lähen vaatan. Ja üks päev me käisime sealt mööda. Ma ei tea, kas see oli täpselt see sama, aga sama keti oma kõndisime sealt mööda. Seal oli ukse taga rämme järts, nii et nagu selle põhjal tundub nagu, et võiks päriselt väga hea olla. Siis ma ei ole otsustanud, mida teha, sest et nagu ma vist tegelikult võlgnen teile veel kokkuvõtet eelmiste päevade kohta, ma ei ole vist rääkinud midagi. Aga pigem nagu olen nautinud seda Londonit ja selle võimalusi siin nendel viimastel päevadel ja nüüd mul ongi dilemma, kas me käisime eile vaatamas Moulin Rouge muusikali, aga täna mul on dilemma, kas minna vaatama Mamma Mia muusikali või mitte. Mu kõik esimene video YouTube'is üldse oli see, kus me käisime Londonis, Sainuga, me käisime seal Mamma Mia peol. See ei ole nagu muusika, see oli teine teema, see oli õhtusööki suke värk, aga nüüd see on nagu full muusikal. Ja ma mõtlen, eile ma veendsin meie lennuki kapteni ka tulema meiega kaasa seda Moulin Rouge'i vaatama. Aga täna ta ütles, et ta vist kipiks selle Mamma Mia, kuigi ma olin nagu nii üllatanud, et eile isegi viitsis minna. Aga kui ma lähen, siis ma lähen üksi, et see oleks siuke date night siis mulle endale. Ja see oleks mulle hea challenge ka, sest mul on orienteerumisega ilgelt halvasti. Tunnen, et see on täpselt see sama koht, kus see sama kohvik, kus me eelmine kord käisime, sest et läksime mööda nendest majadest eelmine kord ka. Ja nagu näevad nii ilusad välja. Võt. Ühesõnaga, ma ei tea, kus ma pooleli jäin, aga sellest ma ei ole ka rääkinud, et kus piirkonnas me oleme Londonis olnud. No ma ütlesin alguses, me olime nagu linnast üldse eemal siukses väikses külas, aga nüüd juba mitmeid päevi oleme olnud Kensingtoni piirkonnas on minu meelest see meie hotell ja siin on nagu mega ilus ja mega nunnu. Nii ilus see, oota. No mis ikka. Need on roosad, aga siin kaameras ei tundu üldse roosad. Nunnad. Ma tõesti, ma ei suuda otsustada. Ma arvan, et ma võtan selle endale mingi matcha või kohvi sealt kohvikust. Kuna mulle tundus, et seal ei ole väga palju ruumi istuda, seega mõtlesin, ma võtan selle kaasa. Lähen tagasi hotelli ja siis mul oleks aega, et ennast valmis panna õhtuks ja osta piletid. Nagu dilemma on see, et rahalises mõttes ma mõtlen, et ma olen nüüd 3 päeva järjest päris palju laristanud, on ju, ja idee ju võiks olla see, et ma olen siin nagu tööga, on ju, et ma nagu teenin raha, mitte ei larista. Aga nagu Londonis on suht raske mitte laristada. Nii et rahalises mõttes see on ainuke põhjus, miks ma mõtlen, et okei, ma ei tea, kas ma nagu üleeile me käisime seal pärast lõunasel teel, mis oli mega kallis. Eile me käisime seda Moulin Rouge'i vaatamas, mis oli mis maksis on ju nüüd see Mamma Mia. Aga samas ma olen nagu Londonis ja minu meelest nagu London on nagu tuntud selle poolest, et siin on hea teater, muusika, head show'd, et nagu kui ma siin olen, siis tunduks loll mitte seda ära kasutada. Nii et ma ei tea, üldiselt on mul kogu aeg see suhtumine, et nagu raha tuleb ja läheb, aga võib-olla kogu aeg ei peaks nii mõtlema, aga nii on. Sedas ma jõudsin siia kohvikusse kohale, täna ei ole isegi järjekorda, aga kui nad sulgevad suht varsti, siis ma kardan väga palju saiaks ja pole ka alles. Midagi soolastest ei ole üldse, nii et ma ei tea, tahaks midagi soolast, aga okei, ühesõnaga ma proovin selle ära nagunii. Sain oma matcha ja võtsin endale mingi magusa piruka kaasa, aga vaadake lihtsalt, kui armas siin kõik on. See lillepood on ka nagu mega... Tada!
no nii, võite arvata 3 korda, mis ma otsustasin. Kas ma lähen Mamma Miat vaatama või ma ei lähe Mamma Miat vaatama? Muidugi ma lähen vaatama Mamma Miat ja ei mõtle selle raha peale. Tegelikult see Mamma Mia on kõige odavam nendest kõikidest asjadest, mis ma siin teinud olen. Pilet oli $50, mis on eurodes. Panen siia kui palju. Et see eilne Moulin Rouge oli mingi $60 ja siis pärastlõunane teeaeg oli, ma isegi ei mäleta siia, kui palju see oli. Äkki reaalselt mingi $89, aga ühesõnaga täiega kallis. Me valisime selle versiooni, kus oli mingisugune šampaklaas ka sees, et odavam oli võtta lihtsalt teega. Ma ei tea, raha on läinud, aga samas ma olen mega rahul kõikide nende kogemuste ja elamustega, mis ma olen saanud. Nii et see selleks ja siis see oli nii armas, ma ütlesin Ekulega, et ma ei tea, ma ei suuda otsustada, et nagu kas ma peaksin raha jälle raiskama ja minema seda vaatama ja siis ta oli mingi, et come on mine, et kas või annab ise mul selle raha ja ilmselt ma ei võtnud seda raha ja ma ostsin ise oma pileti, aga lihtsalt see, et ta nagu mis asi siin on nagu must või? Mis see on siin? Ongi, okei. Ühesõnaga, et ma käsi. Et see oli armas, et üldse pakkus. Aga kui ma eile läksin siis sinna muusikale vaatama, siis ma panin kontsakingad ja lõin ennast nagu täiega ülesse. Aga ma ei tea, täna esiteks eile kõik inimesed ei olnud väga üles löödud, nii et see ei ole nagu mingi, mida sa pead tegema. Ja teiseks ma mõtlesin, et kui ma lähen üksinda, siis võib-olla on hea hoida madal profiili. Ei ole vaja kellegile silma jääda siin tänavate peal. Mul on väga elevil ja ma hakkangi kohe minema. Veel väga oluline asi tuli meelde. Ma unustasin kaelaketi koju, on ju. Ja ma tunnen ennast lihtsalt nii alasti, nagu kui sul on siuke bluus, kus sul on nagu suht siuke kael paljas, on ju, siis nagu kaelakett is a must ja ma tunnen, et see on nagu nii poolik ilma selleta. Peaks ostma siit äkki kas või mingi odavama asja, et mida keegi siin kaelas ripuks. Ja vaadake palun, kui väike ma tuba on. Nagu põhimõtteliselt, ma ei saa isegi näidata, see on nii sassis praegu, aga põhimõtteliselt see on väga väike tuba. Ja täna oleks olnud võimalus kolida suuremasse tuppa ümber, aga kuna ma olen iga jumala päev neid asju kokku lahti pakkinud ja ma ei ole siin toas väga palju, siis ma mõtlesin, et okei, suva ma olen siin samas toas. Voodi ja tekk ja kõik see on vähemalt mega mugav, see tekk on nagu nii õhuline ja nagu pilvekese peal. Ja siis raha kohta veel tahtsin seda öelda, et okei, et mis mu see nagu alternatiiv oleks olnud, kui ma ei lähe, on ju. Noh, esiteks oleks me tõenäoliselt meeskonnaga läinud kuskile restosse sööma, mis nagu nii oleks arvatavasti isegi kallim on ju olnud. Sööma ma oleks nagu nii pidanud ja arvatavasti ma oleks läinud välja sööma ja kui ma isegi oleks välja läinud, siis kurvem versioon oleks olnud see, et kui ma olen siin Londonis, et ma mingi istun oma toas ja vaatan Netflixi või midagi, et ma ei tea, seda saab kodus ka teha, pigem siis nagu nautida seda siin olemist ja neid võimalusi, mis see London mulle pakub. Võt nii. Ma avastasin praegu. Mul on nii halvasti blenditud kõik asjad siin. Ja ma ei oleks seda avastanud, kui ma poleks teile videot teinud. Teeme siin natuke, üritame ühtlasemaks saada seda asja. Tänu teile! Aga 1, 2, 3 ja lähme nüüd. Ja vaatame, kuidas ma hakkama saan üksi metroodega ja liiklemisega, kui ma ei orienteeru. Nii et edu mulle. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around.
was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really say. Käes on järgmine päev ja mis päev on? Käes on kolmapäev. Ja lähme jälle jõusaali ja kell on 1:02. Pärast ma räägin teile siis sellest eilsest ja üleeilsest muusikalist. Üks asi siin on OK juures on see, et see on igal pool mingi tulekahju eest. Uksed igal pool nagu siia, lihtsalt 2 ust. Siis lähed siia nagu iga kuradi ukse pealt. Ja näitan seda jõusaali ka siis korraks. Nagu see on nagu siuke mega nice jõusaal. Kui keegi on Londonis ja otsib endale jõusaali, siis see on päris hea. Siin on ujula ja värki ka. Siuke asjad on olemas. Võt sulle. Väga ilus on olemas. Siin on mingid rühmatrennid ja värgid ka tegelikult. Ma mõtlesin, et ma lähen poodidesse ja muidu metrooga liikumine on kõige mugavam igale poole. Aga ma vaatasin sinna Oxford Streetile, ma peaksin mingi ümberistumist tegema, sest bussiga on kõige mugavam. Ja see on nii naljakas 2-korne buss. Juhu! Ma olen nagu väike laps, excited sellistest väikestest asjadest, nagu 2-korne buss. Muidugi pidin kohe istuma ka teisele korrusele. Ja ülimugav on siin see ka, et näiteks metroo peal või siin bussi peal, et sa ei pea ostma nagu eraldi kuskilt automaadist mingid piletid, vaid sa lihtsalt täpid oma kaarti kogu aeg. Et ma ei tea, mega lihtsaks ja mugavaks on tehtud see asi. I was out drinking, looking for the next thing. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. Teate, mis on naljakas või? Nagu see mantel on ju. Minu meelest nagu siuke täiesti tavaline armas mantel. Ja olen saanud siin Londonis mingi, ma ei tea, 5 inimesed komplimendi selle mantli kohta. Ja London, kus paljud inimesed riietuvad nagu suht ekstralt, seega nagu ma ei saa aru, mis see mantel kõigile silma jääb. Aga väga tore. Ja veel üks asi, mis on siin ülikummaline, on see, et õues on jumala külm, on ju. Aga inimesed istuvad mingi kohvikutes ja söövad väljas laudade ääres. Ja eile õhtul, kui ma tulin sealt Mamma Mia muusikalit, siis inimesed õhtul istusid õues kohvikus ja sõid jäätist, nagu jäätise kohvikus. Ja ma ei tea, nendel inimestel on mingisugune teistsugune taluvus vist, sest ma olen reaalselt jumala boksed riides ja niimoodi on jumala normaalne olla, ma ei tahaks küll õues istuda ja jäätist süüa. Ma juba rääkima hakkasin, siis veel üks tähelepanek minu poolt on see, et nagu minu meelest sellised suured linnad nagu London on mega väsitavad. Et ma olen õhtuks, nagu ma ei tee otseselt nagu midagi väga väsitavat, aga ma olen õhtuti nii väsinud ja praegu ka ma olen jumala väsinud sellest päevast, et siis inimesed, kes tulevad puhkama nagu linnapuhkustele, siis minu meelest nad ei ole nagu sa ei puhka, sest see on jumala väsitav. Selleks, et mina saaksin puhata, mul vaja kuskil, ma ei tea, palmi all ujuda ja relaxida ja see on nagu puhkus. Aga linnapuhkus, siin on nii palju inimesi ja käimist ja müra ja suhtlemist ja kõike seda, et nagu minu meelest nagu ülilahe on, mulle meeldib see, aga kas ma nüüd nagu olen puhanud, nagu pigem ei. Ja nagu ma ei taha nagu jätta mingi tänavatut muljet, nagu I love it, aga nagu ma ei tea, kas te saate aru saamata. Nii, jõudsin nüüd hotelli tagasi. Ja ma mõtlesin, ma peaks ära rääkima sellest muusikalist, sest ma kogu aeg mõtlen niimoodi, et ma pärast räägin, ma homme räägin. Ja mul läheb nagu see esimene emotsioon üle, nii et ma võtan jalanud jalast. See tuba on nii väike, et ma pean need kõik asjad on siin üksteise asjad. Nagu tuba on väike ja ma nina jookseb vett. Võtke mulle moment.
ja siis tulin tagasi siia hotelli, onju. Ja siis sama teema, mis ma teile just rääkisin, et see on nii väsitav. Hotellitöötajad küsisid, et noh, nad hästi toredad ja sõbralikud on kõik. Selles mõttes hotelli suhtes on siin juba ülikodune, et me oleme siin olnud nüüd, ma ei tea, vahepeal kolisime ära ja siis kolisime tagasi, aga nagu oleme siin pikemalt olnud ja kõik näod on tuttavad juba enamuste puhul juba nimesid ka. Ühesõnaga nad küsisid, et kuidas läks täna, onju. Siis ma ütlesin neile ka seda, et nagu London on nii väsitav linn ja siis nad nõustusid samaga. Ja enamus, see nurk on naljakas. Okay. Ma istun siis siin maas korraks. Ma ei taha voodisse minna, kui ma olen mustade riietega. Ühesõnaga, et nende jaoks ka London on väga väsitav linn. Ma räägin siis teile sellest. Ma räägin teile, ma ei saa ennast tõsiselt võtta, kui ma olen siin nurgas. Okay. Nii. Ma räägin, siin taga on mu kohver, mis on väga sassis. Muusikal. Üleeile siis oli see Moulin Rouge ja eile Mamma Mia. Ja mis te arvate, kas ma leidsin täna õhtuks ka tegelikult ülitoreda? Ma ei tea, kas see muusikal, see on nagu show. Kui keegi näinud seda The Greatest Showman filmi, siis selle põhjal on tehtud see show. Ja see tundub nagu täiesti mega. Ma vaatasin TikTokis mingi pool tundi videoid selle kohta, siis ma olin mingi enam-vähem otsustasin, et okei, ma siis lähen täna seda vaatama, siis ma vaatasin pileti hindasid ja kõige odavam pilet oli 130 poundi, seega ma olin nagu, ma ei raatsinud. Aga nüüd ma ei tea, võib-olla oleks ikkagi pidanud, sest ma käisin poodides ja nagu nii läks raha poodides ka, nii et võib-olla oleks võinud siis juba sinna elamusse panustada. Aga ma mõtlesin, et kui me veel homme ka siia jääme, siis äkki ma lähen homme. Kuigi homme on reede või, siis ma ei tea, kas pileteid muidugi on. Kui täna päeval vaatasin, siis oli homseks pileteid parema hinnaga kui tänaseks. Aga kuna ma ei saa praegu pileteid ära osta, sest ma ei tea, kas me oleme homme siin või mitte. Ma ei tea isegi, kas ma olen öelnud seda, et ma olen siin oma lendamistööga või. Kui ei ole, siis nüüd ütlesin. Me lähme siit ära siis, kui tuleb tellimus vastavalt sellele, et ma ei tea, kas me oleme siin homme või mitte. Aga muusikalide kokkuvõtte, minu meelest see esimene õhtu, siis see Moulin Rouge oli palju parem või nagu need detailid seal olid kõik, nagu see teater, nii palju kui ma aru sain, siis selles teatris toimubki ainult selle etenduse show, siis on ju, ehk siis kõik on ehitatud üles nagu selle järgi, kõik detailid, kõik lavastuse ja nagu tõesti see oli nagu nii hästi kuidagi üles ehitatud kõik. Ja mulle nii meeldis see peaosatäitja naine nagu tõesti imeline hääl, ta oli nii ilus ja särav ja kuidagi, ma ei tea, ta lihtsalt oli nagu täiega meeldis. Ja laulud olid siuksed populaarsed ja ma ei tea, mulle megalt meeldis see esimene ja eile Mamma Mia. See teater oli nagu tagasihoidlikum. Ei olnud võib-olla nii detailide, nii läbimõeldud kõiki värki ja no laulud olid ikka toredad, on ju, aga lihtsalt kui filmi põhjal on see, et nagu filmis on peaosatäitja ikkagi see Sophie on või, see tüdruk, on ju. Ja ta ema on Donna või, kas oli niipidi. Aga seal muusikalis minu meelest, ma ei tea, kas see pidigi niimoodi olema või kuidagi siis ema igal juhul, see Donna siis, ta mängis nagu oli nii palju parem minu meelest kui see tüdruku osatäitja ja ta laulis minu meelest kõige paremini. Nii et ma ei teagi, kas see oli nii ette nähtud või ta lihtsalt oli kuidagi üle teistest. Et nagu mulle tundus, nagu see käiks ümber tema rohkem kui siis selle tütre ümber. Ja alguses ma olin terve aeg tõesti kindel, et mulle kogu aeg ma mõtlesin oma peas, et okei, see Moulin Rouge oli nii palju parem. Aga lõpus oli siuke tore osaga, kus nagu kõik tõusid püsti ja siis mingi laulsid ja tantsisid kaasa. Siis see tegi nagu kuidagi selle kogu kogemuse kuidagi palju toredamaks, et ma ikkagi läksin sealt ära niimoodi, et mul oli suur naeratus näol. Nii et ei kahetse. Ma ei tea, ma juba tunnen, et ma tegelikult see video läheb ka liiga pikkaks. Teate mis? Selleks, et ma selle video üles saaks. Ma lõpetan selle siin ära. Samas, kui ma lähen vaatama midagi muud, siis ma ei tea. Kui ma ei monteeri seda ära, kui see on liiga pikk, ma tean ennast. Okei. Ühesõnaga, ma arvan, et ma lõpetan selle ära. Mega suur aitäh sulle, et sa vaatasid ja et sa oled kannatlik minuga ja et ma loodan, on ikka veel inimesi, kes ootavad oma videod, kuigi mul on olnud nii ebaregulaarne oma videotega. Aitäh teile!